Möödunud aasta lõpul alustas Riigimetsa Majandamise Keskus Kose metsades laialdaste raiekavade elluviimist. Kohalikud elanikud võtsid ühendust kodanikuühendusega Eesti Metsa abiks ja üheskoos suudeti raied peatada. Ometi on nende jätkamine vaid aja küsimus. Kus me seda metsaväärtust veel paremini oskame määrata? Seal klubi laua taga me ei määra seda palju halvemini. Vaja kaasata spetsialistid, kes seda siis alguses kaardi alusel... Aitäh sõnumi eest jällegi, et RMK spetsialiste keegi ei usalda. Kui me räägime koostööst, siis me peame arvestama kõigiga. Me peame need kohad üles leidma, kus on vaja raietöid teha ja kus on... Alternatiiv, see pole alternatiiv. Miks te peate need kohad üles leidma? RMK väidab vallavolikogule ja Aleviku elanikele, nagu oleks lageraie Kose metsades ainus seadusega lubatav variant. Ma tahaks öelda, et te olete õigel teel, aga te olete ma kasutan ära tinistatud sõna lageraie sellest, sõna lageraie kasutamisest. Kuna tegemist on allikaterikka piirkonnaga, mille vesi kantakse läbi Kose metsade Pirita jõkke, siis peaks erilist tähelepanu pöörama sellele, et raietega ei kahjustataks allikaid ja ühes nendega kogu Tallinna lähiümbruse veestikku. RMK väidab Kose rahvale, et nende käsutuses on parimad spetsialistid, kes loodusväärtusi enne raieid inventeerivad ja nende eest hoolt kannavad. Ometi raiusid Riigimetsa majandajad 6 aastat tagasi lagedaks suure läbimõõduga allikat ümbritseva metsaeraldise, kasutades allikast välja voolavat Köstrioja suuet raiutud puidu väljaveoteena. 6 aastat tagasi toimunud raie järel on allikas ikka veel puidujääkidest umbes. Kohalikud elanikud on palunud RMK-lt võimalust allika puhastamiseks, aga metsaülem ei ole seda andnud. Väites, et Riigimetsa majandajad saavad olukorraga kohalikest inimestest paremini hakkama. Samal ajal kui lageraiega ummistatud allikas on Riigimetsa majandajate poolt saatuse hooleks jäetud, kavandab RMK Kose alevikus juba uusi, senisest veelgi mastaapsemaid raieid. Kui me nüüd läheme metsa tutvuma metsaga, et millised on järgmised tegevused siis tänase päeva tulemina, et kas me peame kartma, et homme tuleb arvester meile selja taha või on see hoopis uus algus metsamajandamiskava ülevaatamiseks? Kui me need raiealad oleme piiritlenud, siis tuleb siia ja rääkinud need raiealad läbi, siis tuleb siia masin ja hakkab lõikama. Ei, me ei lähe metsa. Nii, mina kogukonna esindaja teen ettepaneku nüüd see koosolek siin lõpetada ja kui RMK tahab üksinda kaasamiskoosolekut seal metsas teha, siis minge ja tehke. Mida te edasi teete? Me läheme metsamajandamiskavadega. Nad lähevad üksi kahekesti kaasamiskoosolekutega. Inimketiga võite kas või homme tulla. Jah.